Filmis Kindral käsitletakse Eesti suusatamise tõusu ja langust läbi Mati Alaveri elu ja dopinguskandaali prisma. Filmitegijate sõnul varjutab skandaal siiani Eesti suusasporti ning sellest vastutab suuresti just Alaver. Kõik otsused teeb Mati Alaver. Mida, millal, kui palju, kus. Ala, mis oli tegelikult ju Eesti lipuala, mille järgi Eestit teati läbi 10 aasta. Ja siis selgus, et peatreener, üks sportlastest, tema poeg ja veel Eesti sportlasi on saavutanud suure osa oma tulemustest ebaausad võtted kasutades. Tegelikult see on katastroof, see on emotsionaalselt katastroof ja ma arvan, et meil läheb aega veel aastakümneid, et sellest välja saada. Aastakümneid on skandaali kohta tilkunud fakte, kuid tema lähikondlased hoiavad endiselt suu lukus. Matit kirjeldatakse läbi inimeste suude, kes meil seal filmis esinevad, kui väga head veenvat inimest, kes on kuidagi viisi mõjunud oma kaaskonnale nii, et tegelikult tema lähiringist keegi suud ei ava ja kõik valetavad temaga samas rütmis. Aastaid tagasi Seefeldis toimunud dopinguskandaali uurimine ja Alaveri märkmiku osaline avaldamine tänu Eesti Ekspressi tegevusele andsid ühiskonnale palju olulisi teadmisi, mida Alaver on püüdnud varjata. Režissöör Mihkel Ulk toob uues dokumentaalis läbi Eesti spordi ajakirjanike vaatajateni paljastavad faktid treenerist, kes oli Eesti suusatamise eduarhitekt, kuid samal ajal ka dopinguvõrgustiku juht. Mati Alaver on kindlasti kahtlemata väga andekas treener, tõeline talent. Me olime tõesti väga õnnelikud, et selline treener ja sellised sportlased meil Eestis olid ja nägid tõesti väga palju vaeva. Aga selles meepotis on üks väike tõrvatilk ja see on doping. Ja kui on spordis juttu dopingust, siis enam muudest pingutustest, muudest võitudest, medalitest me enam rääkida ei saa. Filmis kajastatakse ka Austria suusataja Max Hauke lugu, kes sai 2019. aastal dopinguga vahele ja räägib oma intervjuus dopinguvõrgustiku toimimisest. Lisaks tuleb sõna ka Alaveri lähikondlase poolt. Juhuse tahtel esilinastub oktoobris dokumentaal Mati Alaverist ka ETV-s, sel korral pealtnägija meeskonna poolt. Ma arvan, kokkuvõttes on see hea, et tuleb 2 filmi, sellepärast, et äkki see on ajend ja põhjus, miks Mati Alaver astuks lõpuks avalikkuse ette. Sõltumata kellele, et ta räägiks oma loo ära Eesti avalikkusele ja tema jaoks võiks olla see lunastus. Edulugu on jälle väga lihtsalt formuleeritav. Need on Eesti sportlased pjedestaalil ja Eesti rahvas ootab ja me sponsorid ootavad ikka kõrgemal astmed. Kindral esilinastub täna õhtul Apollo kinos.